ei taha eriti minna. Hakkan proovima. Ma ei tea, kas teie teate või ei tea, mina sain teada hiljuti. Ma ei tea, ma ei hakka näitama siin riiklikus televisioonis. Rahu. Ainult rahu. Sest meie ka praegu veel ei tea. Näitan oma toidupoi hauli. Oi. No tšau! Uus vlog. Kuidas meil läheb siis kah? Ja nii. Istun siin autos paduvihmas. Lähen poodi. Ei taha eriti minna. Tegin tööd. Keerulised asjad ei saa nagu tehtud. Ja nüüd on siis, ma ei tea, siis kui ma viimane kord ütlesin, et ma ei tea, 10 päeva või enam mega kiiresti läheb lihtsamaks, nüüd on nendest 10 jäänud 5 umbes järgi. Täna õhtul lähen koosolekule. Ja siis tulevad kooli lõpetamistega seotud asjad. Mis tegelikult on see, et ma mõtlesin, et läheks vaataks mingit kleiti lõpetamiseks. Aga kuna see kokkuhoiu kuu on ja nii, et tegelikult on lihtsalt probleem selles, et mul on üks kleit, mis on lühike, aga ma pean istuma seal nagu laval klassijuhatajana. Ja see, et pärast kuskil pildi peal ei ole jalad kuidagi ebatsensuurses poosis või mida iganes seda jälgida terve see pikk aktus, ma ei kujuta ette. Ma olen siuke suht leboistuja nagu, et siuke jalg üle põlve 2 tundi istuda pole väga minu teema. Et selles mõttes, mul on üks vana kleit siin seist ostetud. Aga hele, siuke viisakas, saaks põhimõtteliselt kanda. Kas on pointi hakata ostma midagi muud? Ainuke asi, et ma peaks sukapüksid nagu ostma, heledad. Teine variant on see, et mul on ühed viikarid, siuksed fuks ja roosad. Aga nendele mul pole mingit peale mitte midagi panna. Tegelikult see on komplekt, pintsak ja see püksid, aga esiteks nad on suured mulle. Et kui nad koos pannas, ma näen välja nagu ma läksin, ma ei tea, isa riided selga pannud. Või Rando riided on ju. Et nad on suured mulle. Ja nüüd ma istun siin ja mõtlen, sest tegelikult ma lähen nagu lihtsalt kassiliiva ja deodoranti ja šampooni ja siukest asja ostma. Ma olen tegelikult suht nukker oma juuste pärast, sest et ma nüüd ikkagi olles juuksurist mingi nädal möödas või nii, mul ikka tundub, et see, et mind seal 2,5 tundi seda värvi peas hoiti on mu juuste hoolduse protsessi viinud tagasi umbes 1,5 aastat tagusesse aega, sest ma tunnen, et mul on juuksed nii kehvad. Aga on nagu on, ma ei saa midagi teha sinna. Tellisin ju 2 seda nagu sinjooni, sükest, et saab patsi panna nagu lihtsalt, et on pikk ja paks pats. Mõtlesin tegelikult selleks lõpuaktuse ajaks seda lühemat ja siis millalgi suvel niisama linna peal käia ja siis seda pikemat. Aga nüüd ma isegi tea, kas ma panen... Siis eile käisime ostmas ka mingeid asju, mida lihtsalt vaja oli, ostsin neid kuivatipalle 2 tükki juurde, sellepärast, et ma ei tea, kas teie teate või ei tea, mina sain teada hiljuti, et need sokid, mis ära kaovad pesumasinast, täna hommikul oli -1 sokk jälle. Need sokid, mis kaduma lähevad pesumasinast, need ilmuvad välja nende tupperware karbikantega, mis ei sobitu ühegi karbi peale nagu. Et sellega ma olen nagu kursis, aga kuhu kaovad kuivatipallid, sellega ma ei ole, sest mul oli 6 komplekt ja nii kaua, kui neid oli veel 4, sai hakkama, aga nüüd oli ainult 3, nii et ma ostsin 2 tükki juurde, sest et praegu ilmad on siuksed lihtsalt, ei saa väljas pesu kuivatada. Kogu aeg ikkagi poole suveni kuivatit kasutama, päris nõme. Selles mõttes oleks palju mõistlikum muidugi õues praegu kuivatada, aga kuivatis jah, on neid palle vaja. Siis ma tahtsin soovitada, et kui keegi tahab lastega või perega kuhugi minna, me käisin tegelikult põhikooli klassiga kaasas ekskursioonil Soomaal, seal Riigimetsa keskuses ja seal oli ülilahe selles mõttes, et esiteks need inimesed, kes seal töötasid, kes siis nagu nii-öelda seda ekskursiooni tegid või nagu rääkisid neid asju ja need olid nii kihvtid. Ja siis oli nagu siuke rada, mingi 2-kilomeetrine rada metsas, kus oli igasugused taimed ja igasugused asjade kohta infokastid ja siis nad rääkisid juurde seal mingi juttu ja üllatavalt tegelikult meie põlvkond on ju, kes me oleme kasvanud ikkagi rohkem looduses on ju,
et päris üllatav on tegelikult, mis taimi nad ei tea. See oli 4. klass. Ja mis taimedega nad nagu, mis taimedel nad vahet ei tee ja niimoodi. Et see oli asjuga klassiekskursioon, aga ma nagu mõtlesin, et ma lähen lastega tagasi sinna suvel millalgi, et ülilahe see mets on selline, et seda hoitakse nagu sellisena nagu üks mets lihtsalt kasvab, et kui mingi puu maha kukub, siis ta jääb lihtsalt maha, keegi teda ära ei võta, välja arvatud, kui üle raja kukub, et siis saetakse lihtsalt jupp maha vahelt, et aga põhimõtteliselt see jutt oli hästi huvitav, kuidas see, kui mingi suur puu maha kukub, on ju, siis tekib sinna siuke päikesevalguse laik, seal on mingi täiesti oma ökosüsteem, tekib teised taimed ja asjad, et kellel on nagu huvi lastega suvel minna kuhugi loodusesse, sest seal saab pikniku teha, omal asjad kaasa võtta ja siis sealt koha pealt saab osta mingeid rinnamärke, erinevad liblikad ja linnud ja asjadega, sularaha sa ei saanud, või tähendab kaardiga ei saa maksta, et sularaha peaks nagu kaasa võtma. Ja seal on lähedal veel mingeid rabasid ja asju, et tegelikult päev siuke Soomaal, ma väga soovitan selles mõttes, et kui on tahtmist lastega kuhugi suvel minna või perega niisama, siis seda ma tõesti soovitan. Vot, aga nüüd ma pean minema ostma, siis mina ei tea. Tegelikult mul oleks pesu ka vaja. Ja aluspesu, ma ei tea, kas see on siuke asi, mille peale peaks ju kulutama, aga ma ütlen ausalt, mul on kõik pesu, välja arvatud alukaid ma olen ostnud, aga ülemised otsad on kõik sellest ajast, kui ma olin 20 kilo rohkem kaalusin. Ehk et ei istu kõige paremini. Aga sellega on see, et peab proovima ja mida iganes on ja. Aga võib-olla ma peaks nagu ära tegema, sest see on tegelikult üks nendest nagu täiskasvanu asjadest, mida ei viitsi teha, aga äkki ma lähengi. Proovin mingit pesu. Ostan sukapüksid. Tegelikult ma mõtlesin, et ostaks valge triiksärgi nende viikarite, fuksjaroosade viikarite juurde, aga sellega on nagu see, et need on hästi kõrge värvliga. Ja ma ei kujuta ette. Triiksärk sisse ei sobi, välja ei sobi. Lihtsalt, et minu jaoks, see on lihtsalt nagu ühe kooliaasta lõpp või ühe etapi lõpp, aga teiste jaoks see on suht oluline ja pilte tehakse ja kõik asjad ja need pildid jäävad kõigile igavesest ajast igavesti ja siis ma lähen lihtsalt mingi vana Sinsei-särgiga või selle kleidiga ja ma ei tea. Issand. Tilgub sisse vett kuskilt. Aga ühesõnaga, ma käin siis tiiru siin kaubamajakas, mul on vaja kassiliiva ja deodorant, mis rääkisin küll. Et jah, lähen käin ja vaatan. Jumala lahe nädalavahetus oli meil. Kusjuures üks sõbranna mul teeb neid nagu tätoveeritud kulme või asju. Pakkus välja, et teeb. Ja et ma saaks sellest nagu blogi teha ja teile näidata ka, sest ma olen nii ammu kaalunud seda. Aga ei ole nagu kuidagi kätte võtnud. Aga see oleks hea variant teiega ka jagada nagu, kuidas see kogemus on, kas see on valus, palju kaua ta paraneb, mis ta on. Muidugi suvel on see jama, et sinna ei tohi päike peale saada, on ja. Ma peaksin nokamütsiga käima mõne nädala. Variant on, et jätta sügisesse see üldse. Ma ei tea. Aga jah. Olen käin ära. Hakkan proovima. Siin on lahe süsteem, et 3 nagisse panna kõik, mis väga meeldib. Kõik, mis on ja siis, mis on küsimärgiga. Ei, seda ei olegi. Võib-olla see. No väga lahe. Läksin mina siis. Ma ei tea, käisin takos ära. Ja hakkan Rimisse minema, Rimi-kaarti lihtsalt ei ole. Ja ma tean veel, et tavaliselt ma käin ju Selveris. Ja ma tõstsin veel Rimi-kaardi nagu kotti ekstra. Et ma lähen Rimisse ühtlasi, kuna meil nii kaubamajakas olen. Ja pole. Ja nüüd ma ei tea, minna vaatama, kus see kaart on, sest et aga ühesõnaga, sain mingit pesu
eriti vaimustun, aga ma ei ole ka üldse aluspesust nii vaimust, sest esiteks nagu päris rinnahoidjaid ma ei taha osta, no ma ei tea, ma ei hakka näitama siin riiklikus televisioonis. Ühe ostsin siukse nagu sportrinnahoidja või särkrinnahoidja, nagu mis käib üle pea. Ja ühe ostsin nii-öelda päris rinnahoidja. Ja on küll ilma traatideta, aga mina ei tea, siis ma jäin mõtlema jälle, et võib-olla mul on seal just vaja nagu traatidega. Pean proovima, kuidas see on, aga siis mul ühtlasi tuli meelde, et ma viskasin viimase paari päevaga ära lapsel mitu heledat dressikat, sellepärast et ma ei saanud neid enam puhtaks. Mingid osadel olid mingid plekid ja mingid asjad. Siis ma ostsin talle 2 dressikat. Vaatame, me saame jagada, me jagame hästi palju riideid selles mõttes. Et sellise suurusel, mis oli 13 €. Seepärast, et jah, suurus peab ju suur olema tänapäeval, ega praegu ei tohi midagi olla ümber, kõik on hästi lohvakas peab olema. Ja teine ongi, see oligi ainult XXL, aga lihtsalt mulle meeldis see värv. Ja siuke pitsist see kiri on peal, et hästi nunnu. Siit ei näita üldse seda õiget värvi, tegelikult on siuke meelespea sinine, siit tundub nagu lilla. Aga igal juhul, et lapsele paar dressikat, endale paar rinnahoidjat ja 50 €. Jälle läinud nagu naksti. Õnneks neil ei ole vaja mingisuguseid viisakaid riideid mitu kuud. Aga sügisel kindlasti augustis või millalgi peab hakkama vaatama. Ma ei hakka enne vaatamagi, nad kasvavad niimoodi pikkust, et tüdruk on veel keskmine siuke, et minu pikkune, jalad on pikad. Kõik püksid on lühikesed. Et ma olen siuke masajalg rohkem. Aga jah, no ma ei tea, nüüd ma lähen siis koju, vaatan, kus see Rimi kaart on ja vaatan, kas ma viitsin siia tagasi tulla. Ma pean tegelikult lapsi ka sõidutama ühte kohta veel. Nii et eks ma hoian teid kursis oma põneva eluga, mis saab edasi. Kas Maria leiab oma Rimi kaardi üles või jääb see igaveseks kadunuks. Ühesõnaga näeme. Siin me nüüd siis jälle olemegi. Rahu. Ainult rahu. Ma leidsin oma kaardi üles. Ma olin võtnud seal rahakotist välja ja pannud sinna rahakoti kõrvale riiuli peale. Täiesti normaalne. Aga jah, nüüd ma lähen uuele tiiru. Ostan need asjad, mida vajan. Võib-olla ostan võrksukad endale, võib-olla ostan, keegi ei tea. Sest me ise ka praegu veel ei tea. Aga igal juhul üks põhjus, miks ma mõnikord tahan Rimis käia, on see, et siin on parem valik neid igast suhkruvabast jooke. Ma ei saa neid suhkruga juua, mul hakkad hambad urutama. Ja viimati oli Sprite, piparmündi Sprite suhkruvaba. Aga selle ma viisin koju, panin külmkappi ja keegi oli selle ära joonud. Nii et ma tahan seda uuesti proovida. Ja suhkruvaba Dr. Pepperit osta. Ja siis eks ma näitan, siis kui ma tagasi tulen. No nii, uus huvitav kaameranurk, et teil oleks põnevam minuga koos veeta seda fantastiliselt huvitavat päeva. Aga nüüd ma käisin poes ära. Mõtlesin, ma siis näidan oma toidupoi Hauli. Ostsin muid asju ka nipet, esiteks kassiliiva. Alati meeldib. Kassil on selline olukord, kassi update on see, et homme pidin minema tagasi arsti juurde, aga homme tuleb välja linnast ära sõitma õhtul ja siis ma proovisin seda aega natuke lükata, aga üldiselt on tal parem. Kõrv enam ei ole nii paistas, nagu ta oli ja kõik saab korda, aga oi. Võtsin kiiresti smuuti jooks lastele siuksed maasikad eraldi külmkapis olid eraldi siuksed rämedalt tilguvad appi. Ühesõnaga siuksed mineku peal. Et saavad smuutit teha. Siis oli mingi sooduspakkumine sellel pizzakastmele, kui 2 tükki ostad. Aga ma ostsin 2 tükki, sest me teeme päris palju pizzat. Või see ei ole tegelikult tehniliselt pizza, aga ma lihtsalt teen, kui külmkapis tegin mingid vorsti ja mingid ülejääke, siis ma teen selle, oota ma panen.
siis ma teen lihtsalt võist jahust ja siis natuke muna, siukse muretaigna põhja ja panen kõik need asjad sinna peale. Ja lapsed söövad jumala meelega, põhiliselt on ka see, et nad veel teevad seda hea meelega, sest neil meeldib seda tainast teha ja üldiselt kõik on rahul. Nii, siin on nüüd tegelikult see asi. See ei ole kahjuks külm, aga see on see piparmindi Sprite Zero, mida ma olen tahtnud proovida. Algus pole üldse münti tunda, aga pärast ikka tuleb natuke. Ma arvan, külmalt on see mega hea. Ostsin endale õhtuks jääga õua, kusjuures praegu mõtlen, kas mul jääd on. Lapsed poodi saatma äkki siia. Siis ma mõtlesin, ma tahan ka, et mu elus on mingit põnevust. Taha kogu aeg ühesugused asjad. Ostsin teistsuguseid makarone. Olid kallimad, aga tead, mõnikord peab olema elus natuke põnevust ka. Ja ühed ostsin veel sellised ka. Ma arvan, need on väga head pastamakaronid. Tundub, et nendesse jääb see kaste nagu hästi kinni. Siis ostsin kassitoitu. Ja siis mõtlesin, mul oli kõht nii tühi, mõtlesin, mida ma endale ostaks, tahaks midagi head. Vaatasin neid trühvli kitsejuustusid ja siis need juustuga viineripunnid, väiksed suitsuomad. Need olid nii kallid mõlemad. Ja siis ma leidsin maksapasteet. Mul on siuke isu maksapasteedi isu praegu, kui mul oleks siin käärid. Ma lõikaks selle lahti ja hakkaks kohe luristama. Suu jooks vett, ma olen täna ainult ühe keedu muna söönud, sest ma ütlen ausalt, ma istusin enne autos tund aega ja mängisin mingit ajudeta telefonimängu, sest et lihtsalt nagu kõik oli liiga overwhelming. Siis ostsin nõudepesu kapsleid, aia. Rexona oli nii kallis, et mina ei tea, ma ostsin seda ja ma tean tegelikult, et ma olen seda katsetanud. Ma ei ole üldse kindel, kas mulle see meeldis. Ja ma isegi praegu vaatan, et ma ei oska seda isegi lahti teha. On. Ma loodan, et see töötab. Midagi on konkreetselt läbi jooksnud. See on see. Vabandust, aga vaat see on see. Rimis ei ole seda minu lemmikut puhastuspreid. Ja nüüd on see paberkotil põhi alt ära kohe, kui ma sellega minema hakkan. Ja ma ütlen ausalt, see on nagu see täiskasvanu elu, lemmikkahvel, lemmikpriidiraud, lemmikpuhastusvahend. Mul see, lihtsalt ma ei viitsinud hakata minema teise poodi enam, aga mul on koristamismotivatsioon on mingi kuskil 27% väiksem, kuna mul ei ole, isegi rohkem võib-olla. Kuna mul ei ole, siis on mul küünealused täiesti mutad. Kuna mul ei meeldi, kuna mul ei ole minu endast lemmikut puhastuspreid. Aga noh, need raskused elus on ületamiseks, tuleb harjutada ennast. Alati ei saa lemmikut, puhastuspreid. Nii on. Ja siis ostsin šampooni Full Resist. Mõtlesin, et ostan selle suure pumbaga, aga liitri hind tuli sama. Ja ma ei tea. Vaatasin ka neid, väga hästi lõhnab. Vaatasin ka neid igasuguseid juuksemaske ja õlisid. Ja selliseid asju. Aga just nädalavahetusel sõbranna soovitas ühte hästi head juuksemaski Tradehouse'ist, mis on jumala odav. Ma peaks sinna minema, mul on Tradehouse'i mingid kuponge. Üks on 20% sellele heale ripsmetušile. Mis tegelikult minema vaatama sinna seda juuksemaski, sest ta tõesti nii väga kiitis. See nädalavahetus on nii lahe. Siuksed naljad, ma ei tea, me niimoodi naersime, täiesti jõhker oli selles mõttes, et viimati vist 7. klassis tegin ja naersin siukeste naljadega. Siis ostsin selle piparmindi siirupi, sest eelmine kord ma ostsin selle suure pudeli ja vaatasin, et üks on palju odavam kui teine, et ma võtan ikka selle odavama. See odavam on siirup, see oli kontsentraat. Ilma suhkruta hommikult jääkohvisid teen endale. Täiesti lõpna. See ilma suhkruta ikka ei saa jääkohvi teha. Ja suurt ei raatsin tosta, nii et võtsin väikse. Kasutan selle kontsentraadi ka kuhugi ära, aga vaatame. Siis võtsin enda neid lemmikuid kiirnudleid, mis on kreveti omad. Siuksed veits vürtsikad, aga saab, kui panna ainult see
pulber ja seda pastat mitte panna, siis nad on täiesti okei. Ma söön neid hapukoorega. Siis võtsin neid Dr. Peppereid, suhkruvabasid. Siis Rando absoluutne lemmikjook. Siin on isegi üks poolik pudel trauta või otsa hakkab saama. Seda tellis, seda alati joob. Väga kiidab. Võtsin banaani, need olid soodukaga praegu. Mingid eriti ökod, aga olid praegu parema hinnaga kui teised, nii et lastele smuti jaoks. Ja siis võtsin 2 pakki jahu. Teine jahu oli kõrval, sama suur, peal oli väga hea nisujahu. Poole kallimine. Ja siis ma mõtlesin, et võtsin selle lihtsalt nisujahu, mis ei ole väga hea, mis on praegu nüüd pudiseb igale poole mulle peale siin. Täiesti pekki. Võib-olla ta sellepärast ei ole hea, et nad ei suuda sellist pakki isegi kust see läbi tuleb. Ja siis ostsin silvetiterasid, seepärast, et need naiste raseerijad minust kunagi ei ole sama head kui meeste omad. Ja seetõttu ma pean ostma neid juurde, sest ma olen Rando omad ära nüristanud. Võt, aga selline väike toidupaul, ma lähen nüüd tuppa oma maksapasteeti sööma, ma ootan seda väga, sest mul on tõesti mega tühi. Ja tahaks tänada teid selle eest, et te veetsite minuga selle põneva päeva koos. Ja näeme jälle siis, kui näeme. Tšau!